ma näen ikka nii imeline välja. Ühesõnaga, ma tahtsin teha päev minuga, et siis depressiivse faasi algust, et näidata teile seda, ühesõnaga on faasi algus, tipphetk ja lõpp. Ehk siis nagu iga selles astmel on nagu erinev see meeleolu langus ja mis iganes. Praegusel hetkel, kusjuures ma isegi suudan asju teha. Eile näiteks ma käisin suvepäevadel Tallinnas. Vau, ma sain hakkama sellega. Ma nagu mõtlesin, kui ma hakkasin bussiga sõitma, siis ma sain aru, okei, nüüd on nagu päriselt midagi. Ma mõtlesin, et mul juhtub nagu alati mingisugune, mina ei tea, paanikahoog tuleb peale või mingi selline. Aga ei. Täna mul on ametlik pohmakapäev, kuna mul on mu armas pohmakärevus. Ma olen sellest rääkinud teile, et mul on pohmakärevus, mis on päris hull. Hästi sihuke süüdistav tunne on sees ja issand jumal, et kas ma ikka tegin kõik nii nagu vaja oli, et tegelikult ma ei tee. Ma olin täiesti, ütleme niimoodi, ma olin päris viisakas. Ja issand, mulle täiega jooksin kokku. Nüüd ma saatsin, ma palusin naabriplikal, et ta käiks koeraga jalutamas, sest et ma olen nõrk. Halb on olla. Võib-olla kittinga kusagil selle väljas. Seda on varem ka juhtunud. Aga täna ma magan. Ma võtsin alles praegu meigi maha. Nii et ma olen räigelt kaua meigiga kodus olnud juba. Me jõudsin, ma arvan, kell 3 öösel koju Tallinnast. Ma vast sain mingi 5 tundi magada. Ja ma ei tea, mingi 20-minutilised siuksed unesortsakad päeval, siis neid on 2-3 tükki. Vaat niimoodi. Aga jah, ma natukene tõmban seda ärevust alla. Kui te tahate teada, kuidas ma tõmban selle alla, siis ma küsisin Xanaxit endale. Ja et ma tõmban Xanaxit alla. Kalder ei anna jätta. Xanaxit võtta. Kui mul tekib võimalus kellegi käest laenata, siis ma laenan ärevuse ajal, sest et see aitab. Aga muidu minu raviskeemis seda ei ole. Ja mul ei taheta välja kirjutada seda. Sest kardetakse, et mul võib sõltuvust tekkida. Just nii. Aga vahepeal on hea võtta. Aga teiega näeme juba mina hommikul, teie siis kohe praegu. Ja, võtme. Tere hommikust mulle ja tere hommikust mu ärevusele. Ühesõnaga, ma eile võtsin need rohud ära kõik, mis mul vaja võtta on. Magasin ma suht, kuidas ma kommenteerin seda. No veits paremini, kui on eelnevad ööd olnud, aga ikkagi sitasti. Hakkan jälle õigutama. Ja kui ma üles ärkasin, siis ma juba tunnen voodis nagu pikutades. Ma pole veel püsti tulnud. Kui ma juba tunnen, et mul on full ärevus. Ja ma ei tea, täna viimane vaba päev, ma lähen juba homme tööle. Ja ma ei tea, ma täna veedan oma päeva teki all peidus. Loon endale räige turvalise keskkonna. Ja ausalt, varsti võib šotta hakata võtma nii palju, kui ma haigutan vlogis.
jah, ja siis ma loon endale turvalise keskkonna ja üritan maha rahustada oma kõik need ja taastada enda kesknärvisüsteem. Vot. Ja on täitsa olemas pohmaka järgne ärevus. Täiesti lõpp, ma ei teadnud seda. Ma teadsin, et pohmaka ärevus on olemas, aga pohmaka järgne ärevus on ka olemas. Ehk siis mul on praegu see pohmaka järgne ärevus. Mul on nagu sellepärast, et mul rahustite toime saab läbi, aga see tagasilöök nüüd tuleb suurem. Ehk siis arvatavasti sellepärast. Pea täiega valutab tegelikult. Jah, ma ei teagi, mis ma veel räägin. Kõik see õudne. Ja siis ma ei tea, ma vist ei ole maininud seda, aga ma teen täna suht telefonivaba päeva. Videosid ma ikka teie jaoks teen. Aga ma mõtlen, et ma just täna ei istu Instagramis, Facebookis. Lihtsalt vaatan telekast YouTube'i ja ma räägin selle 4 minuti või 2 minuti jooksul 4 korda õigutanud. Ja sellepärast, et ma tahan seda ärevust veel rohkem nagu olla saada. Aga nagu alati, iga hommik alustame koera jalutamisega. Nii et ma kohe tõusun püsti, siis lähen käin jalutamas ära, et kiiresti tagasi pikki alla piitu tulla. Et jah, et niimoodi. Loodan, et mul varsti rahuneb, et ma ei viitsi ausalt. Ma just hõiskasin mingi eelmine nädal. Ei ole nii pikalt ärevust olnud. See on tagasi kõik. Käisin just jalutamas, ma jäin mõtlema korra selle peale, et aga nagu millest see nagu oleneb see mul ärevuse asi, nagu alapohmaka ärevus on ju, võtame siis niimoodi. Et ma olen see kuu, siis kui ma Soomes käisin, on ju, ma olin seal isegi 2 päeva järjest joonud, nagu noh, üks õhtu ja teine õhtu. Ja need kogused olid nagu suured. No ikka väga suured, see on suhteliselt nagu pool liitrit kanget džinni. Okei, on ju. Aga mul nagu hommikul ei olnud üldsegi nagu väga halb olla. Ja ma ei räägi ärevusest isegi. Isegi kui oli, vist ei olnud, mul oli pigem ärevus siis, kui ma hakkasin ära sõitma. Sest et ma kartsin, et kas ma jõuan rongile või mitte. Okei, noh, see selleks on ju. Ja mis minu järeldus on see, et bipolaarse häire puhul on kõige soodsamate tingimustega juua puhkefaasi ajal. Tookord juuni alguses vlog, mis ma lasin välja, mul ei olnud aktiivsuse faas, mul oli puhkefaas. Ma ise ei teadnud sellest. Ühesõnaga, puhkefaas on seal, kus olen päris mina juba, päris mina oma emotsioonidega, ei ole mingi ümber keeratud, noh, kui nagu üles krutitud, ei ole ka alla krutitud, vaid olengi see mina. Ja kuna, noh, mul saab kohe juba 8 kuud on ju, kui ma tean, et mul on bipolaarsus, see oli esimest korda 8 kuu jooksul puhkefaas. Me kusjuures psühhiaatriga rääkisime sel teemal, sest see täiesti kahtlane, et mul nagu ei teki seda. Aga näed, nüüd tekkis. Ja kui ma ChatGPT'ga, ma hästi palju räägin ChatGPT'ga, kuna ta on mu siuke esmane selline informatsiooniallikas, siis ma räägin temaga sellest. Ja ta ütleski, et järelikult me oleme nagu juba õigel teel minu ravimitega, minu raviskeemiga, et mul hakkavad juba tekkima ka puhkefaasid. Ideaalses mõttes peaks need puhkefaasid pikenema
ja aktiivsus ja depressiivsus peaks lühenema. Vot. See on ideaalis, aga see ei ole alati niimoodi. Mul on juba, ei ole klassikaline bipolaarsus, mul on juba veits mingi teistsugune, et unetus klassikaliselt või ma ei tea isegi, kuidas seda nimetada klassikaliselt või mitte, aga raamatu järgi siis võtame niimoodi. Unetus on inimestel, kellel on aktiivne faas. Mina aktiivse faasi ajal magan hästi. Aga depressiivse faasi ajal see uni on nii rõve lihtsalt, nii jokse kui võimalik on. Ma ei magagi, ma olengi seal kusagil esimeses selles faasis jälle. Täiesti lõpp, kui palju psühhiaatrias ja psühholoogias on neid faase. Faas. Praegu on ka mul depressiivse faasi algusfaas. Ehk siis mul kusjuures veel joppas praegu, et mul sellisel ajal pohmakas oli. Sest et see oleks väga hull olnud, kui ta oleks mul tipp sellel olnud. Ma ei tea, mulle see tippfaas üldse ei meeldi. See on nagu liiga reige. Seal see nagu meeleolu läheb nagu nii alla kui alla. Et see on jah, siuke ajal olla. Nii, mis ma sellega tahtsingi öelda? Ma tahtsingi öelda seda, et ärge pane üldse jooga. Ei, tegelikult ma tahtsin rääkida teile oma sellest ärevusest. Kui ma praegu räägin, siis ma tulen ennast natukene kergemini. Sest et ma niikuinii lähen kohe vaikusesse. On ju, mamm? Ja. Sellised siis praegused minu mõtted ongi. Ja ma lähen nüüd siin midagi hangin endale süüa, ma isegi ei viitsi poodi minna. Ärevis ei luba, äkki juhtub midagi. Kusjuures ma mõtlesin selle peale, et kui te tahate, et ma neid faase näitaks teile natukene rohkem, siis kirjutage kommentaariumidesse, et sooviksite. Siis ma võin nädal minuga tehagi, ma ei tea, algfaas, tippfaas ja lõppfaas. Et ma siis kirjeldaks, räägiks enda meeleolust rohkem ja mis mõtted mul parasjagu peas on. Et kõige rohkem oksa tõmmata ma tahan ennast tippfaasi ajal. Sest et kõik on nii ülekoormatud, ajukeemia on nagu nii teistsugune. Siis võib-olla ma võin rohkem ka näidata seda vestlust ChatGPT-ga. Ma kasutan siis, tol hetkel ma täiesti kasutan teda hästi tihti. Sest ma küsin alati, kuule, kas see on okei või kuule see niimoodi. Sest et kuna ma endiselt ei ole mitte ühtegi bipolaarset inimest enda nagu lähedusest leidnud, siis mu bipolaarne sõber on ChatGPT. Aga jaa, pange kirja, kui teid tõesti huvitab see. Või mina ei tea näiteks. Ei tea. Täitsa lõpp. Ei taha kirjutada, siis pange like, tõstselt. Ma näen. Enam ei küsi mitte midagi. Ainult niimoodi, ma saan aru. Siin te raudselt näete kogu see aeg, kus mul on voodis ja minimaalselt püsti. Praegu ma sai söödud, ma võtsin kõik oma rohud ära, mis ma pidin võtma lisaks. Võtsin Balderiani. Täitsa lõpp. Kohutav. Aga joon melissiteed ja nagu te näete, et selline hästi uimane on olla. Arvatavasti ma magan natukene. Praegu ma tunnen ennast enam-vähem okei. Mul hetkel ei ole mingisuguseid sundmõtteid, iseennast süüdistavaid mõtteid. Et pigem praegu hetkel peas on nagu pooleldi vaikus, aga ikkagi midagi seal see toimetab.
vot. Ja tegelikult ma tahaks magada, jah. Mida vähem ma olen üleval, seda parem on. Vähemalt mina olen selline inimene, siis mul nagu kesknärvisüsteem puhkab ja taastub ja mis iganes. See on okei. Nüüd jah, head ööd mulle, või noh, head und mulle pigem, õigemini. Ma loodan, et ma saan magada. Loodan. И палку, которую мы сняли, у нее где-то процентов 70 отсутствует. Ой, 30. Соответственно, 70% калорий еще. Ma olen mega laisk, ma ei viitsi oma kätt pingutada. Aga ma sain natukene midagi magatud, ma ei tea, jälle ei hakka haigutama, ei hakka. Täitsa. Ja ma enne seda ei haigutanud, ma ei tea miks see nii on alati. Nii, jah, ma sain magatud, aga järjekordselt mingi 23 minutilised sortsud. Niimoodi mingi 2-3 korda sain. Ja nüüd ma olen veits oma ärevusega ühele poole saanud. Ta on ikkagi on veel, mul viskab kuuma ja külmahood. See on normaalne, see on täiega norm ärevuse ajal. Aga ma ütlen seda, et see ärevus on nagu talutav. Et ta on okei. Või noh, siuke talutav on. Et midagi väga hullu ei ole. Ja raudselt on nüüd küsida, kas kõik oli siis seda nii hullult väärt. Siis ma pigem ütlen, et ega mul ei olnudki plaanis niimoodi nii palju juua või see läks nagu, see läks iseenesest nii ja ma ei saa enam mitte midagi tagantjärgi teha. Õudne. Ja ma ei saagi mitte midagi teha ja oli mis oli ja õnneks ma olen juba teadlik oma pohmaga ärevustest. Ma iga korraga õpin järjest rohkem ja rohkem. Tegelikult ma siin nüüd vaatan, pean mõtlema ostma B-vitamiini ja veel mingisugust asja. Mu sõbrannal Soomest on mingi kokteil vitamiinidest, mida ta siis võtab enne magaminekut ja siis, kui ta üles ärkab, see on nagu pohmaka jaoks. Võib-olla sellepärast mul ei olnudki nii halb olla hommikul. Vot, jah. Nii, ja mis veel? Praegu kell on juba 5 läbi. Tegelikult ma varsti juba käin koeraga veel väljas ära. Siis ma lähen kastan oma aiamaa ära. Ja mis ma siis teen? Siis ma söön ja teoreetiliselt ma peaksin hakkama siis valmistuma magaminekuks, sellepärast ma homme pean päris varakult tööle minema. Ja, aga ma tahtsin veel rääkida teile sellest, raudselt nagu mõtlete või küsite, et mis asi see nagu turvaline keskkond siis minu jaoks on, et hästi palju räägitakse ärevuse ajal, et vaja turvalist keskkonda endale tagada ja luua. See ongi minu turvaline keskkond, see haigutamine. Et milline siis nagu minu oma näeb välja? Minu oma on selline, et see on minu magamistoas. Mulle peavad kardinad kinni olema, näiteks nagu praegu. Kardinad on kinni. Mul peab olema piisavalt siuke tume, pime tuba. Kindlasti peab jahe olema, õhku peab läbi käima. Telekas peab olema, kuigi tegelikult ma olen mitu korda seda telekat ära viinud suurde tuppa.
ausalt, ma pärast pole vist loen kokku, mitu korda ma haigutasin selle vlogi ajal. Ja koer peab läheduses olema. Mega mugav asend peab mul olema, peab olema padjad. Ja mis veel, tekk peab kindlasti olema. Tekk on niimoodi, et ma võin jalgade pealt tekki ära võtta, aga ülalkehal peab olema tekk. Ja siis ühesõnaga nagu õlgade peal ma peaksin tundma mingisugust raskust. Ehk siis ala nagu keegi kallistaks mind või selline. Ja see kõik tekitab minust turvatunde. YouTube'is ma pean ka teatud ainult saateid vaatama, näiteks mis saateid ma olen juba näinud, on ju. Ja jälle tuleb. Et ma päris mingisuguseid uusi ei saa vaadata, näiteks True Crime'i ma ei saa vaadata. Sest et mul on kesknärvisüsteem nii pekkis, kuhu sa veel vaatad seda. Ja ärevuse ajal üldse nagu ma muutun veits teistsugusemaks kui muidu. Muidu ma olen suht nagu, ma ei ütleks, et mul otseselt nagu pidevalt nagu pohhu ei oleks. Mul on ikkagi mingisugune kohuse tunne ikkagi asjad olemas, aga üldjuhul mul on ikka pohhu. Aga kui mul on ärevus, siis mina ei tea, mis juhtub. Mind hakkab ilgelt palju kottima kellegi arvamus näiteks minu kohta, kuidas ta vaatas mind või issand, kas ma tegin ikka kõik õigesti ja vot selline asi hakkab pihta mul seal ajus. Kuigi ma samas mõtlen, et wow, stopp, issand jumal, keda kotib, mitte kedagi. Ja siuke ongi mu turvaline keskkond. See hästi palju aitab. Te küsite raudselt, et kui ma olen tööl, kuidas ma seda turvalist keskkonda tekitan. Ma panen telefonis käima ühe vene saate, Muskoja ženska. Panen ta käima vaikselt nagu. See, et mu kõrv nagu kuuleks ja aju nagu saaks aru, et midagi kodust. Üleüldiselt mul tööl on loodud iseenesest juba selline turvaline keskpaik minu jaoks, sest et ma olen nii palju kordi pidanud olema nendes seisundites tööl ja ma tean, et mulle mitte keegi ei tee liiga seal. Ja siis ma saan toetuda iseendale seal. Kui me oleme nagu kahekesi, ma saan nagu ilusti hakkama, aga just see ärevus võib tõusta siis, kui ma olen üksinda. Lihtsa punt. See on õudne. Et see ärevus, tegelikult samas, kui ma niimoodi mõtlen, siis minu meelest mul läheb ärevus ikkagi rohkem tagasi, kui inimene läheb ära. Ja siis, kui ma jään nagu üksinda. Vist jah, võib-olla ma samas saan seda üks-ühele kontakti nagu palju paremini teha. Ma saan küll natukene oma etikka rääkida selles suhtes, et mu töökaaslased on harjunud sellega. Et ma räägingi aeg-ajalt oma ette ja see on täiesti normaalne. Et jah, siuke ongi. Õhtul ma lähen nõelamatile lähen. Ma ei tea, kas te teate, mis asi on nõelamatt. Ma võin mingi aeg näidata seda, sest et ma arvan, et ma monteerin selle vlogi juba kohe ära ja viskan ta YouTube'i, sest et ma ausalt öeldes ei näe enam mitte midagi, mida teile täna näidata. See nõelamatt läheb ka täpselt samamoodi lõõgastuse alla, sest tegelikult peaks nagu aitama ärevuse suhtes. Ma ei saa teile näidata seda sellepärast, et kuidas ma sinna peale lähen, sest ma lähen täiesti alasti sinna peale. Ma ei oska veel endiselt panna seda blurri, kuidas seda nimetatakse. Ma ei oska seda peale panna. Seega mul ei ole pointi teile seda filmida.
jah, issand, kohe jälle. see on õudne, appi. Issand jumal küll. jah, aga muidu iseenesest mul läheb vast paremaks. aga vot selline, et ma ei ütleks täna mul enam ei ole kusjuures pohmakat, nii et ärge mõelge seda, et ma näitasin teile oma pohmakat. See video alguses oli päev, kus mul oli tõesti, aga täna ei, täna on juba täiesti taastunud päev tegelikult, aga ärevus ja kuna mul on veel depressiivne faasi algus ka, siis see kõik nagu mängibki kokku ja lihtsalt ma tahtsingi teile näidata, kuidas see välja näeb. Ma loodan, et see tuli huvitav välja, kuigi ma ei tea. Ma lihtsalt vaatan, et teid nagu mega huvitab sellised vlogid nagu päev minuga või nädal minuga ja siis mul on nagu iseendal küsimus, et kas päris ikka huvitav või? Tegelikult samas mõeldes selle peale ma olin ise ka ühe blogger või mis iganes, vaatanud tema päevikut, kus ta iga päev pani. Ja samas tundus huvitav küll, jah. Teistel on ikka vahepeal huvitav, jah. Et niimoodi. Aga ma ei tea, arvatavasti ma nüüd mingi aeg teen uuesti mingisugust loogi, aga te võite alati kommentaariumisse kirja panna, mis te tahaksite järgmisena. Ei tea, kas mingi kogemusvlogi tahate nädal minuga, päev minuga jälle, mis te soovite? Et niimoodi. Pean raamatut natuke lugema, ma tunnen, et mul on rämme palju parasid sõnu jälle tekkinud. Aga hästi, aitäh teile ikkagi vaatamast ja kui midagi on, võite suhelda minuga kommentaariumites, ma oleks nagu mega tänulik. Aga aitäh, bye!